Tere! Tänane saade on eriline. Mitte ainult sellepärast, et me räägime autovabast Tallinnast ja üldse võimalikust autovabadusest, aga ka sellepärast, et meie saates on 4 külalist ja sellepärast, et nendest 4 külalisest 2 on juba stuudios tänu minu eksitusele. Ma võiksin muidugi öelda, et võib-olla viiruse ärahoidmise tõttu võtame 2 kaupa, et saaks vahet hoida, aga ei. Tegelikult oli see minu enda eksitus, mis millegipärast tõi siis ühed külalised tund aega varem kohale ja teised tulevad siis nii-öelda tund hiljem. Seega 2 külalisega alustame praegu ja 2 külalist räägivad meile hiljem. Kui autodest kõnelda, siis otse loomulikult Tallinnas ei saa me sellest teemast kõrvale Kalle Klandorfist, Tallinna abilinnapeast, kes on üks külaline ja kesklinna vanemast Monika Haukanõmmest, kes on siis värske kesklinna vanem ja otse loomulikult ei saa me sellest teemast kuidagi kõrvale jätta. Aga kuidas on auto seisus praegu, et vanasti oli auto teatud määral ka selline staatuse sümbol, et mida uhkem auto oli, seda kõvem mees olid ja kuidas see auto on nüüd, kas ta on rohkem tarbeese või on ta ikka selline staatuse sümbol ka? Kui ma endast räägin, siis minu jaoks on ta puhas tarbeese, sellepärast, et ma iga päev kasutan teda palju, käin tööl ja lähen töölt ära ja töösõite teen autoga. Mõnele mehel ilmselt on ka staatuse küsimus veel. Siin kui vaadata eriti neid, kes halvasti meil tänavatel liiklevad, kes ei taha liikluse eeskirju pidada, kes sõidavad korvetiga, sõidab lihtsalt teisel autol külje pealt sisse, otsustab kiirendust teha. Auto nõuab külma pead ja rahulikku meelt sõitmiseks, eriti linnas. Ja mis puutub veel staatusesse, ma arvan seda, et ta on ikkagi tarbeese, kui 5% tallinlastest igal aastal ostavad uue auto või ostavad autosid juurde, et 5% kasvab see autode hulk Tallinnas ja jääb ühistranspordi kasutajaid vähemaks. Ma arvan, et see on tarbeese. Siin võib olla midagi head ja rõõmustavat ei ole. See näitab võib-olla seda, et meie ühistransport, ma ei ütle, et ühistransport on kehva, võib-olla mõned liinid on meil vananenud natuke, et ei vii inimesi õigesse kohta ja mingisugused muud põhjused võivad olla. Aga ma arvan, et siin ei ole staatusega midagi pistmist, et ta on ikkagi tarbeese. Ega siin muud pole ju lisadagi väga palju, et kui perel on näiteks laps on ühes linnaosas lasteaias, võib-olla kool on hoopis teises, töökoht on 3. kohas, siis see tähendabki seda, et isegi parima tahtmise juures ei ole võimalik kõiki neid sõite teha ära nagu ühistranspordiga väga mugavalt. Et ma olen ka usun sellesse, et see siiski on tarbeese, aga väga palju on võimalik siiski veel ära teha ka selleks, et ta võib-olla muutuks järjest vähem vajalikuks tarbeesemeks. Et me peaksime muutma meie ühistransporti selliselt, et ta vastaks siis ka sõitjate ootustele ja vajadustele, et ta oleks mugav, et ta oleks puhas, et ta oleks kiire ja nii edasi. Et tegelikult selliseid pisikesi asju kindlasti saab teha, aga loota seda, et sellist eesmärki ei tasu vist endale küll panna, et meil nagu saame täiesti autovabaks linnaks. No ma ei kujutagi seda üldse ette, et autovabaks saaks, aga kindlasti peaks olema, ma ei saa aru näiteks Kopenhaagenist, et mis fenomen seal on, kui seal on jalgrattad igal pool. Kõik tänavad on jalgrattaid täis ja inimesed sõidavadki jalgratastega rohkem. Et autosid sõidab ka loomulikult ja ega kõike ei saagi jalgrattaga teha. Ma käin hea meelega poes jalgrattaga, kui see, mida ma sealt ostan, mahub mulle seljakotti. Kui see on suurem, siis ma pean ikka auto võtma. Aga ikkagi ma küsin, et mis peaks siis muutuma selleks, et näiteks üldse autost loobuda, et mingid tulevikuvisioonid räägivad sellest, et sa võid ju auto alati rentida, et sa ei pea tingimata omama seda autot. Et on teist näiteks sellist loobujat kummastki? Mina küll ei loobu. Tähendab see, mis puudutab nüüd autorenti ja see on niisugune noorte värk. Et eestlane on ikkagi
selline inimene, minu meelest tema psühholoogia on ikkagi saada omanikuks. Inimene soovib ikka omandada midagi, eks ole, ta soovib omandada autot, korterit, maja. Me ühiskond on ka selleks kõik teinud, et kui me omal ajal üle läksime ühest ühiskonnasüsteemist teise, siis ju me erastasime kõik korterid, me saime omanikeks kõik ja see jätkub siiamaani. Soomes oli ammu juba, eks ole, väga palju kortereid olid kas kohaliku omavalitsuse omad või riigi omad, eks ole, et inimesed maksid ainult renti, olid rentnikutena sees. Meil see süsteem kadus ära ja nüüd on kõik iseenesest ju väga rahul sellega, et nad omanikud on. Teistpidi, see on kaugem psühholoogia ilmselt seal, kui me räägime Kopenhaagenist, sest kui võtame mingisugune 40 aastat tagasi, siis suhteliselt kallid olid ju ka jalgrattad meil. Ega meil ei olnud autosi, ega meil ei olnud ka jalgrattaid. Eks ole, lapsed, mina oma lapsepõlves, ma sain küll jalgrattaga ka kasutatud jalgratta poest. Vanematel ei olnud raha osta poest uut jalgratast, eks ole. Et täna on need võimalused muidugi paremad palju, aga ikkagi, mis puudutab autot ja ütleme omamist, siis ma arvan, et inimeste psühholoogias on see kinni suuresti. Ma arvan, et see pilt ei ole nagu nii lihtne, et teeme ainult, et kas autod on või autosid ei ole. Et see märksõna, ma arvan, et on mitmekesisuses. Et on need inimesed, kes jäävadki autodega sõitma väga ka sellistel objektiivsetel põhjustel, miks neil seda vaja on. Aga kui sul on nagu palju erinevaid valikuvõimalusi, et mul on väga hea ühistranspordiühendus, näiteks kas või need juba loodud bussirajad, et kui sul lõpuks buss on oluliselt kiirem kui näiteks kesklinna tulla autoga, siis võib-olla mõni inimene hakkab juba mõtlema. Järgmist sihtgruppi kõnetab hoopis näiteks jalgratas. Et miks ma sõidan jalgrattaga, et ma saan rohkem liikuda, ma tegelen tervisespordiga, samas jälle need eeltingimused peavad väga head loodud olema, et see on ohutu, et see on mugav, et jalgrattatee ei lõpeks järsku ära, vaid et ta viib see jalgrattakoridor näiteks Ülemistelt Kalaranda, läbi Kadrioru, läbi Sadamaala, et need ühendusteed oleksid hästi mugavad, nad oleksid ohutud. Et ma usun, et ega ilma sööks ei tasu ka seda rattaga sõitu ju panna Eestis, ega see Kopenhaageni näite puhul ei ole ju tegelikult seal oluliselt see ilm nüüd väga palju parem kui meil. Või siis iseliikuvad autod võib-olla tulevad järgmiseks, mis hakkavad seda muutma, et teatud inimesed võib-olla juba liiguvad ühest valikust teise või kas meil on nagu jalakäijate peale hästi mõeldud. Et ma arvan, et see tulevik on see hästi suur mitmekesisus erinevate liikumisvõimaluste ja liikumisvahendite vahel ja siis juba igaüks hakkab leidma seda teed või oma niši, millega ta tahab nagu liikuda, sest ausalt öeldes kesklinn, südalinn on täpselt nii väike ja nii kitsas siin Tallinnas, nagu ta on, aga me ei saa vastandada ühte teisele, vaid me peame leidma siin kompromisse, et ei saa öelda, et üks on halb või teine on hea moodus ainult. No statistika näitab ju seda, et ka lapsevanemad on hakanud rohkem lapsi nii-öelda ise kooli saatma, et lapsed ise lähevad kas bussiga või jalgsi või rattaga lähevad kooli, et nad harjuksid ka iseseisvalt tegutsema. Aga minu idee on ka see, et Tallinn on ju ümbritsetud sellisest nii-öelda kuldsest rõngast, mis ei ole tegelikult Tallinna osa ja kust tuleb ju selline vool sisse. Et mida me saame teha, et kas me saame tõkkepuud panna ja igaüks maksaks, et muidu ta umistab siin linna. Tuleks ühe küsimuse juurde tagasi. Sa mainisid seda, et lapsevanemad ärgitavad lapsi jalgrattaga sõitma ja nii edasi. Tegelikult see on kõik õige, aga siin on ka üks ajafaktor. Ma just vaatasin statistikat, eelmise aasta statistikat ja statistika oli selline, et kui koolis käivad lapsed jalgratastega, 2% lapsi käib koolis jalgrattaga. Ma kujutan ette, et see on kuskil Pirita, Nõmme elanikud, kesklinnas võib olla. Siis huvialaringidesse sõidab juba 5% lapsi jalgratastega, aga see seletus on väga lihtne. Huvialaringi ja koolipäeva vahel on niivõrd väike, et sa tood selle oma lapse paratamatult autoga näiteks Meriväljale, oma lapse või lapselapse ja sealt annad talle süüa ja siis ta läheb juba 4 trenni. Kui kool lõpeb kell 3 ära, siis autoga sa jõuad seda teha ja sealt ta saab minna jalgrattaga edasi trenni.
aga vaat see vahemik koolist jõuda koju ja süüa ja siis trenni minna või midagi teha seal vahel, vaat seda aega ei ole ja sellest see protsentide vahe tekibki. Nüüd, kui sa küsid teise küsimuse, ma räägin ruttu oma arvamuse ära, siis ma olen Monikal ka sõna. Et kas panna šlakkpommid ette Tallinna linnale, eks me naljaviluks oleme kõiki asju arutanud, et eks meil vahepeal tegi peavalu, kui Reidi tee oli remondis ja kui Pirita tee oli vana Viimsi autod ja üldse Tallinnasse tuleb ju mingisugune 5-60 000 inimest tööle ja nad kõik tulevad paraku, enamus tuleb autodega nendest tööle ja need ummistavad Tallinna teid, nad kasutavad Tallinna infrat. Et jah, loomulikult paljudes riikides on see nii lahendatud, eks ole, et kas makstakse raha või on klepsud akende peal, auto sõidab läbi ja võetakse raha maha. Ja küsimus on selles, et mida selle rahaga nüüd teha, et kui see tuleks Tallinna kassasse, Tallinn võib-olla on nii vahva, et ta suudab seda panna teedesse kõike seda raha, mis korjatakse, see peab ju kuhugi minema, see raha peab. Aga ma mäletan siin riigi poliitikat aastaid tagasi, kus võeti aktsiis, öeldi, et me ehitame teid, pärast oli vaja see ühte potti panna, pandi ühte potti, segati ära ja võib-olla läks hoopis lasteaedade, kuhu on ka vaja panna seda raha, eks ole. Nii et igal asjas peab minu meelest kord olema ja muidugi veel üks asi on see, et siis selliseid seadusi, maksuseadusi võtab ikkagi Vabariigi Valitsus vastu sõltumata Tallinna tahtmisest. Me oleme väga palju asju tahtnud, me oleme väga paljude ettepanekutega pöördunud Vabariigi Valitsuse poole igal ajahetkel ka praegu ja ka eelnevatel aastatel, aga paraku seal on asjad lähevad oma soodu ja seal nähakse paremini, kuidas raha on vaja paigutada ja mida on vaja teha. Eks see tõkkepuu võib ette panna, aga paratamatult see ilmselt ei too väga palju head nagu kaasa. Et siin üks lahendus on ikkagi ka see, et erinevad omavalitsused, kes ümber Tallinna paiknevad, neid omavahel koostööd teha ja püüda siis leida seda lahendust, et kuidas me võiks ühendada. Ja meil on tegelikult juba häid näiteid ju ka olemas. Näiteks Viimsiga meil on bussiliin ühendatud, mis tähendab seda, et inimene saabki ühe bussiga sõita, ta ei pea ümber istuma. Et seni, kuni see on inimesele ebamugav, see ühistranspordi kasutamine või mingi muu teema, ega ta ei lähe sinna bussi ümber, ei koli. Et kui seda tehakse koostöös, otsitakse lahendust kõrvalvaldadega, et siis võib-olla hakkab see olukord paranema. Aga me võime seda vaadata ju hoopis laiema pildiga, mitte ainult nagu rääkida, et autostumisest või sellest, et küsimus on selles, kus on töökohad, miks need inimesed tegelikult ju liiguvad ühest omavalitsusest teise. Et kui kõik töökohad kipuvad koonduma nagu Tallinnasse, võib-olla kesklinna, siis on see paratamatu. Et kuidas nagu erinevate poliitikatega koostöös riigiga ka toetada seda, et tegelikult töökohad oleksid seal lähedal. Ma arvan, et ükski inimene ei naudi seda hommikul ummikus istumist või pool tundi sõitmist, et kindlasti mitte. Palju mugavam oleks ju käia oma kodulähedal tööl. Mina võin öelda, et mina naudin, sest ma sõidan rattaga mööda neist, mis ummikus seisavad. Mina naudin seda, kui ma istun autos, kuulan muusikat ja keegi sõidab vihmaga jalgrattaga. Teine vaatepilt vahva siuke. Ei, vihma vastu ei ole mul midagi. Aga põhimõtteliselt, kui kergliikusteede peale minna, siis ma tunnustan, et Tallinn on teinud üht-teist juba väga mõnusaks, et näiteks ma tulen ju Mustamäelt. Seal on need teekünnised, on kõik ilusti maha laotud, et ei ole enam selliseid tõkkeid rattateel ja mitte ainult rattateel, vaid ka lapsevankriga ju peaks muidu üles alla hüppama. Aga ei ole veel tõesti kujunenud välja sellist nii-öelda võrku, et sa saaks tõesti siit linna otsast siia ja siit linna otsast siia niimoodi, et oleks tõesti ka kergliiklusteel. Reidi tee, eks ole, Soo tänav. Väga palju selliseid häid kohti on juba linnal ette võtta. Aga kuidas see tuleviku poole liikumine nüüd teie arvates läheb? Mis seal järgmised sammud on ja millal me jõuame siis selleni? Tallinnas on vastu võetud Tallinna rattastrateegia, mis on aastaks 2018 kuni 2028. Ja eks me siin oleme kuulnud ka seda kriitikat juba, et see on ainult paberil. Et ma kindlasti ei taha sellega nagu nõustuda, et see on ainult paberil, see rattastrateegia nende paari aasta jooksul. Et see rattastrateegia on ju tegelikult väga tihedalt seotud sellega, et see on alus ka erinevate planeeringute tegemisel ja päris palju on juba ka tehtud.
kas need asjad võiksid kiiremini minna? Loomulikult võiksid need palju kiiremini minna. Ja kui sa viitasid sellele, et võiks olla sellised nagu tervet linna katvad rattakoridorid, siis see ongi see eesmärk. Ja näiteks ma juba ka mainisin seda korraks, et meil on olemas juba reiditee, mis võiks ja peaks ja ongi lähema aja jooksul juba ühendatud näiteks Kalarannaga. Teisele poole läbi Kadrioru on juba tegemisel ühendus näiteks filtriteega ja järgmise sammuna Ülemiste selle ühisterminaliga. Ehk siis, et meil oleks võimalik või kui me tuleme Piritalt või Viimsi poolt, et me saaksime siis sõita näiteks juba Kalamaia väga vabalt. Et eks neid algatusi on ja kui me võtame selle nagu selliseks hea tahte ja ka mitte ainult hea tahte, aga ka sunniviisilt, et kõiki suuremaid objekte planeerides me võtamegi seda arvesse, et me ehitame sinna ideaaljuhul rattatee, halvemal juhul siis päris eraldi rattatee, eraldi jalakäijatele eraldame ruumi ja võib-olla vähem tulevad need sellised rattarajad, mis me praegu oleme harjunud sõiduteel ka nägema. Et see on ka üks lahendus, aga see ei ole võib-olla selline ideaallahendus. Ja kui me seda pidi liigume, siis ma usun, et see rattastrateegias seatud eesmärk järgnevate aastatega vähemalt 10% tõsta, kuigi me juba uuringust ju kuulsime, et see ei ole tõusnud praegusel hetkel see rattakasutajate arv, et siis on see võimalik saavutada. Aga see on ainult üks asi, et ülejäänud infrastruktuur peab ka järgi tulema. Kus me oma ratta paneme turvaliselt? Ja nii edasi, et näiteks koolide juures oleksid need rattaparklad olemas, võib-olla töökohtade juures, mitte ainult oma maja või korterelamu juures. No aga samas see infrastruktuur, see vaidlus käib kogu aeg, et mis peab ees olema, et kas infrastruktuur või inimeste tahe. Et kui inimesed aga mina ütleks selle peale, et infrastruktuur, et kui ta on väga hea infrastruktuur juba olemas, siis inimesed hakkavad seda kasutama. Et eeldada, et me hakkame kõik kasutama, küll see kunagi järgi tuleb, et ma sellesse väga hästi ei usu, et pigem mulle tundub, et kui on infra olemas, siis tulevad ka kasutajad. No aga samas on ikkagi auto kasutamisel on oma suured eelised. Muidugi. Mugavus, kiirus ja Aga kas kiirus ikka on Tallinna südalinnas alati eeliseks? Auto puhul ma ei ole väga enam kindel, et võib-olla rattaga saab juba palju kiiremini. Ei siin muidugi siin lähikonnas kindlasti. Jaa, lähikonnas. Ma natuke, jah, ma ei ütle, et ma oponeerin, vaid ma mõningad täpsustused toon enda arvamuse Moonika jutu juurde sisse. Kõigepealt rattastrateegia. Minu arvates me tahame seda tihtipeale kontekstist välja rebida üldisest, aga üldine kontekst on liikuvus Tallinna linnas. Kuna me saime rattastrateegia juhuslikult kõige esimesena valmis, sest oli nõudlus selle järele ja me hakkasime seda tegema 2018, nagu ta kehtib, eks ole, kuni 2028. Et nüüd on 2 aastat ainult sellest möödas. Me oleme tegelikult väga palju saavutanud, kui me hakata võtma selle strateegia järgi. Loomulikult kõike kohe ei saa. Aga me peame arvestama kõigi asjadega. Ma olen selline rahumeelne inimene, minu arvates üks ei tohi elada teise arvelt. Ja tegelikult me peame arvestama nii jalakäijaga, me peame arvestama nii lapsevankriga, me peame väikeste lastega arvutama. Ja nüüd on tulnud ju selle aja jooksul 2018 olnud ühtegi elektrilist tõuksi, eks ole, tänavatel. Täna on neid täis, neid on rohkem kui jalgrattaid. See on hoopis teine liiklusvahend, hoopis teised kiirused, hoopis teised ohutus. Et me lihtsalt, meil tuleb nii palju informatsioon, nagu see on nagu nutitelefon, nii palju tuleb informatsiooni peale, et sa ei jõua seda läbi närida ja otsida see õige asi sealt just välja, mida on vaja teha. Nüüd teine asi, mis puudutab, Moonika väga õigesti ütles, et side ümberkaudsete valdadega, siin on ka jälle teatud asjad, eks ole, Tallinnas, jah, Viimsisse sõidab buss number 1A, sinna nii kaugele, kui ta sõidab, aga nüüd on küsimus selles, et kas teda pikendada kuhugi, eks ole, see on rahalisi vahendeid nõuab, eks ole, vallal ilmselt neid rahalisi vahendeid ei ole, siis peaks kuidagi vald leidma need rahalised vahendid. Samas on meil hea näide Viimsi vallaga, kus me tegime Pirita teed, rekkisime sealt Merivälja poolt otsast, eks ole, koos tegime seda. Me oleme teiste valdadega teinud mõned ristmikud ära koos. Nii et see töö käib. Siis rattateid me oleme päris palju ühendanud, mis tulevad valdadest sisse Tallinnasse. Me oleme ühendanud Tallinna kergliiklusvõrgustikku ja kui keegi ütleb, et seda võrgustikku ei ole, siis see on täitsa vale jutt. Enne rattastrateegiat, see kõik hakkas palju varem kui 2018. Enne rattastrateegiat meil oli selge plaan, et me teeme niisugused rattateed, mis ümber linna on võimalik liigelda.
et Haaberstist sõidad läbi Koopli, sõidad Piritale ümber linna. Eks ole, selleks me tegime Haaberstisse Õismäele, tegime sinna rongi muldkehale, vana raudteekehale, tegime jalgrattatee, eks ole, mis läks sealt Harku kaudu ja siis ta sõitis sinna Koplisse välja ja siis ühendame neid niipidi. Inimesed on selle ära unustanud, et mida me alguses tahtsime. Nüüd nad ütlevad, paneme siit läbi keskelt otse. Aga ei, me teeme enne asja valmis ja siis me vaatame linna planeerimise käigus, uute teede ehituste käigus, nagu Reiditee hea näide oli, me teeme need rattateed. Me proovime hakata rekkima varsti Liivalaia tänavat. Liivalaia tänav on küllalt suure liiklusega, küllalt lai tänav, kus on ruumi teha. Me teeme sinna kindlasti jalgrattal eraldi teed, eks ole. See kõik, mis me siin täna aknast välja vaatame, see on hädaabi nõu, eks ole, et inimesed lihtsalt nõuavad, nemad tahavad kuskil sõita. No ei ole siin palju ruumi, on kaks võimalust, kas kõnniteel või bussirajal, ega siin suurt ruumi rohkem ei ole selleks rattasõiduks. Nii et on võimalik, et ka rattainimesed peaks natuke koogu maha võtma. Me teeme, ehitame vastavalt oma võimalustele, aga nemad peaksid otsima nii ka natuke teisi teid võib-olla, mitte nüüd niimoodi just siit ja lõpuni. Nojah, ega me ei saa ilmselt ka Moskva moodi majad üles tõsta ja siis teid laiendada. Jah. Seda me ei tee vist tõesti. Minu meelest peavad Tallinnasse mahtuma kõik ära ja see tähendab seda, et me peame üksteise vastu olema viisakad. Me ei pea riidlema üksteisega, me peame otsima lahendusi, eks ole. Me oleme alati valmis, Tallinna linnaosad, kõik on valmis kuulama alati ära inimesi. Me kaasame kõigi projektide puhul inimesi kõigis asjades, on see majaehitus või tee-ehitus, igale pool on inimesed kaasatud ja paremad asjad me võtame kindlasti arvestusse. Siin oli näide, nagu sa ise ütlesid, et on künnised või äärekivid on alla lastud, jalgrattaga on juba võimalik sõita Mustamäel. Kõik uued projektid on me teinud. Loomulikult me ei saa seda igale poole teha, et nüüd inimene otsustab, et tema tahab siit üle minna, nüüd ta küsib, et aga miks pärast siin on see äärekivi nii kõrge, no ei ole see ülekäivu koht või ei ole rattatee koht, eks ole. Nii et me peame kõik arvestama omavahel ja me liigume selle poole. Muidugi tahaks ju kiiremini, eks me kõik tahaksime kiiremini. Aga mida teha siis ühistranspordiga, kui tasuta ühistransport tuli ja nüüd tulevad ju kogu aeg aina uuemad bussid, aina paremaks läheb nagu see ühistransport, aga miks siis inimesed ei sõida? Mida siis tuleks teha, et nad esiteks kasutaks seda rohkem? Ja kuidas ta praegu siis tundub, et kas ta on lihtsalt ajale jalgu jäänud sellepärast, et need liinid ei ole sellised, nagu inimestel sõiduvajadus on või on seal midagi muud taga? Eks see on vist tegelikult selline, kõik need vastused peituvad selles samas, et ja kõike kokku tuleb vaadata, et ühelt poolt see liinide kus need sõidavad, kas need vastavad inimeste vajadustele on ühelt poolt, aga miks nad koliksid rohkem inimesed autodest bussidesse on tõesti see, et kui tulevad eraldi bussirajad ja see buss on kiirem kui auto või vähemalt sama kiire, kui ta on mugav, võib-olla kui hakatakse rohkem mõtlema selle peale, et mis see parkimine maksab näiteks kesklinnas või südalinnas, et ma teen juba kalkulatsiooni, et mul tegelikult on ju tasuta transport. Miks ma maksan selle ühe päeva eest sellist päris kallist hinda? Et sellistel juhtudel need hakkavad võib-olla inimesed minema siiski ühistransporti. Aga nagu me alguses rääkisime, siis on kindlasti teatud hulk inimesi, kas ühelt poolt ei soovi või teiselt poolt ei saa nagu ühistranspordiga liigelda. Et kindlasti need näited ka, mis on Tallinn teinud, on need pargi ja sõida bussipeatused, parklad. Et kui neid rohkem propageerida, võib-olla ka veel teha juurde mõnda kohta, et võib-olla see ka aitab. Ja kindlasti, aga seda aastat väga ei saa statistikasse vist panna, sest et nii kui see COVID tuli, nii jäi ühistransport tühjaks. Me ei võtnud ühtegi liini maha, me isegi ei harvendanud, et andsime võimalusi inimestel sõita, kes soovisid sellega ühistranspordiga sõita. Aga nagu näha, inimesed kolisid kas autodesse või peab ütlema, et tegelikult jalgratastega sõitsid ka see aasta palju. Talv oli pehme, kevad oli pehme ja oli võimalus seda teha. Jalgratast said vahepeal poed said täitsa tühjaks jalgratastest. Hakkasid uuesti suured jalgrattavargused tekkima, eks ole. Siin kesklinnas mul vanemad elavad ja see kelder tehti jalgratastest tühjaks ööga, eks ole. Nii et igasuguseid asju. Teine asi on see, et miks inimesed autostuvad. Ütleme nii, et kui veel 3-4 kuud tagasi maksis näiteks diisel 1,40, täna ta maksab alla euro, eks ole, tublisti, nii et 50 senti juba taskus, põmm. Ta on odavam, liiter on odavam kui ühekordne bussipilet.
eks ole, liitriga sa sõidad 10 kilomeetrit ära, isegi rohkem tänapäeval ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ja auto hinnad, ma olen vaadanud vahest neid naljaviluks igasugused autod hindu, no 1 eurost alates võib auto osta endale. Et see kõik see on üks suur kogum, me ei saa välja rebida mitte midagi asjadest, kontekstidest.